No nii kallis naine. Tere. Tšau. Sa oled lapse saanud vahepeal, ma vaatan. Jep, meid on nüüd 3. Meid on nüüd tegelikult päris palju rohkem. Meid on nagu siin lausa 5. Siin on kokku meid nüüd 5, jah. Aga siin kaadris on meid hetkel 3 siis. Jah. Mis su sõnum siis emmal on? See, et ma olen väga õnnelik, et ta meie ellu tuli. Ükskõik, kui raske see teekond oli. Ja ta on väga äge. Ja ta on mega tubli. Üldse meil on väga tublid lapsed. Praegu vaadates teisi ka kõrvalt, kuidas nad väikse aeg on. Et mega tublid on. Saara ja Eiti mõlemad. Ja ema ka. Ma sain, olen saanud positiivse kogemuse praegu imetamisega ja ta on oma väikse kaalu kohta väga, väga tragi. Nii et elame ja näeme, kuidas see läheb. Muidu, mul õla peal on ka näha väikest märki. Ma enne vaatasin ka, aga ma arvan, et meil on neid igal pool. Kuigi ta väga välja ei ole, aga natuke ikka. Ja jah. Mis kõige raskem on olnud sinu jaoks praegu? Siiamaani? No endiselt see magamatus ja imetamine on olnud need kõige suuremad väljakutsed, mis on siis kandunud edasi igale poole mujale. Ja suhe ka loomulikult. Suhe on olnud ka väljakutse. Ja ma enne mõtlesin just, et millest ma rääkida, ma tahaks ikkagi sellest keisrist ka rääkida veits, et ma ise otsisin selle kohta nii palju infot ja kuidagi ma olen, igalühel on muidugi erinev kogemus, aga see ei olnud midagi sellist, mida ma ette kujutasin endale. Ja ma mõtlesin, et äge oleks kuulata sinu varianti ka sellest, sest sa olid seal samas ruumis nagu ja pärast ka. Ja kuidas läinud või mis kõige raskem on olnud, need asjad ongi. Mis sa sellest keisrist rääkida tahad? Hakkame sealt. No ma ei saa aru nendest naistest, kes tahaksid keisrit sünnituse asemel. Mina saan. Nad ei tea lihtsalt. Ja, no jah, selles mõttes küll. Ma ütleks, et need, kes võib-olla on ühe korra teinud. Ja, võib-olla tõesti. Et nendest ei saaks aru võib-olla. Mul lihtsalt ongi see, et ma olen nagu kuulnud ja siis need klauslid ka, mis seal ennem olid, et et see on nagu veider tunne, et sa tunned nagu mingit sikutamist või härk ja ma kujutasin ette, et see on siuke nagu mingi natukene, aga et see siuke rappimine seal on, minu mõistes mul oli doktor Süüden kirurg siis oli, mul olid mega head arstid ja see töö kõik seal oli mega äge ja selles mõttes oli nagu, ma olin mega hoitud haiglas. Aga ma ütlesin ka sellele kirurgile pärast, et te tegite väga head tööd asja, aga nagu see protsess ise, et see oli nagu minu jaoks täielik rappimine, lihtsalt nagu täielik rappimine. Mitte, et seda kartma peaks, see ei olnud nagu siuke, mida karta, aga see lihtsalt ma ei valiks ise seda mitte kunagi enam. Sul on see esimese sünnituse kogemus oli nii-öelda siis lihtsam? Jaa, kindlasti. Ja siis õnneks nagu positiivse poole pealt on see, et see taastumine oli lihtsam, kui ma arvasin, nagu milleks ma olin ette valmistunud. Et ma ei tea, võib-olla mul läks hästi, ma ei tea, kirurg ütles ka, et mul on head koed selles mõttes, et ma ikkagi väga ruttu sain ennast püsti, sest et mul oli ikkagi soov oli last näha nii suur, kuna minu jaoks üks raske asi oligi see, et ma ei saanud teda rinnale. Kui ta sündis, ma nägin teda alles tunde hiljem, kui ma ise sinna ruumi läksin. Ja mul oli täpselt siuke tunne, nagu ma ei näinud oma lapse nägu ju kohe ka, sest et tal olid mingid hingamisaparaadid ja mingid asjad olid küljes, ehk siis ta oli nagu mingi, ma ei tea, mis sa ütlesid ta kohta? Ma ei tea. See mingi mitte tulnukas, Darth Vader või? Ja, et ta oli nagu siuke paistes ja selline tatti tuli sealt igalt, ühesõnaga, ja ma nagu, ja mul oli täpselt siuke tunne, et nagu, aga kes ütleb, et see päriselt minu laps on?
nagu, sest ma pole teda näinud seal palatis, ma ei näinud teda pärast seda, kui ta välja tuli nagu. Ja see oli minu jaoks hästi raske, aga see motiveeris mind räigelt kiiresti püsti saama nagu sealt. Et arstid olid, ma ei tea, kas mitte, mulle tundus, et nad olid üllatunud, et ma nagu nii kiiresti ja nii iseseisvalt seal liikuma sain, et aga mul läks mõned tunnid vist, kui sa mind juba ratastooliga üles viisid. Aga soovitan kõigile 100% võtta kõik valuravid, nii palju kui antakse üldse, seal on erinevaid võimalusi, arstid kombineerivad neid, et ei pea seda valu kannatama, selles mõttes, et see valu ikka mingil hetkel oli ikka ränk, et püsti ei saanud, et see, noh, ma ei tea, kuidas see kõrvalt tundus, aga ma nagu, ma nii hästi enam ei mäleta isegi seda, aga seda valu tunnet, aga mulle nagu, et see oli ikkagi päris valus. Ja siis mul oli nagu ennem nii palju selle kohta öelda, polegi mitte midagi rohkem, kui ainult see, et see rappimine oli. No väga hea. Raske on oma, mitte, mul ei ole, ühed küsimused ka, mida hästi palju kirurgid või nagu arstid küsisid ka, et kas sa suudad oma kõhtu vaadata või kas sa suudad nagu katsuda vaata haava ja siis mul ei olnud seda nagu probleemi, aga nüüd, kui et keha sünnitusega tõmbas nagu kiiremini tagasi ka, kuigi kaalu tuli suht sama palju juurde, et praegu on mingi 8-9 kilo on lisa, mis enne oli. Aga nagu keha mulle tundub, et nii kiiresti ei taastu kui sünnitusega, et ei tõmba tagasi, et see haav ikkagi ei meeldi mulle. Ja ma ei teagi, selles mõttes, et Tartu arstid on ikka megad ja õed. Et me läksime nanotoloogiasse, ühesõnaga sinna laste poole peale üle suht mingi päevaga vist või. Ja see teenindus ja kõik need arstid ja kõik see, kuidas seal oli nagu no nii super, et oleks võinud seal kauem olla nagu. Tahtsime koju küll iti juurde, selles mõttes, et me tahtsime koju iti juurde, aga see mugavus oli ikkagi niimoodi, et ütleme nii, et seal oli isegi palju parem, kui oli sünnijärgses palatis, perepalatis. Et perepalatis oli veits siuke nagu teistsugune teenindus, rohkem iseseisvam, aga seal oli nagu sulle toodi täpselt toit ja kõik, ma ei tea, kõik asjad nagu jätsid ukse lahti, läksid lihtsalt välja ja kõik vaatasid last ja 5 tärni hotell. Ja seal oli jah, nagu mega mõnus oli, selles mõttes, et see oli nagu mega hea puhkus. Kuidagi mina ei tea, ükskõik mis moodi seda nagu vaadata, siis ma annaks nagu 5 tärni. Olen nagu kogemusele. Et kindlasti on seal muresid ja probleeme ja mida iganes kõike, aga ja arenguruumi, aga minu nagu tunne ja kogemus on nagu 5-5, 100% seal. Ja tegelikult mõlemad korrad. Yeah. Et see on mõttes, et see teenindus ja mis iganes see meie poolt tuntav asi oli see nagu väga pikk ja siiamaani, et nagu see järelteenindus ka. Yeah. Et nagu kogu see süsteem mingis mõttes laste ümber seal on ikkagi väga kõrgel tasemel. Ja see tugi, mis tuli veel, no ma oligi pärast seda imetamisega, et ämmaemand käis kodus ja see ka, see ongi, mis teeninduse, nagu teeninduse, mis nagu kogemuse saad said, see, et arstid andsid oma isiklikke numbreid ja mul nagu üks imetamisnõustaja tuli mulle põhimõtteliselt, mul tuli nibudelt nahk maha pumpamisest ja ta tuli mulle järgmine päev koju hommikul, et aidata, sest ma olin täiesti, ma nii väga tahtsin imetada, et ma olin nõus nagu kõik asju proovima, aga mul sai endal mõistus otsa ja ta ütles, et ma helistasin sa olidki veel üllatunud, vaata, et ma ütlesin, et ära hakka helistama, et pühapäeva õhtu oli, vaata, et saada sõnum. Ja siis ta oli nõus muga rääkima ja siis ta ütles, et ta tuleb hommikul nagu, see oli tasuline visiit loomulikult, aga vahet ei ole, ta reageeris pühapäeva õhtule, tuli hommikul nagu mind toetama ja teine see ämmaemand, kes koduvisiiti tegi, käis ka 3 korda vist või. Ja siiamaani on mulle olnud nõu ja jõuga toeks ükskõik, mis küsimusi mul on olnud ja kui ta ise oli praegu välismaal on ära, siis ta suunas mind teise ämmaemande juurde või imetamisnõustaja juurde. Et see järel
no mul ei ole rohkem kogemusi IT-ga, oli ka tegelikult see, et ma tundsin ennast väga nagu toetatuna Haigla ja Tartu Kliinikumi poolt. Et see oli mega, et sihukest asja ongi vaja nagu naistel, et see nad lihtsalt, need koduvisiidid ka, te läksite just IT-ga uuesti, nad lihtsalt on siin mingi 1,5 tundi ja räägivad sinuga su vaimsest tervisest ja keera niimoodi, siis on parem. Vaimsest tervisest ja kõikidest asjadest nagu, et kuidas koduelu nagu ja vastavad kõikidele küsimustele ja nagu mega, mega äge, jah. Et see ma olen nõus, mul nagu midagi lisada, et see mõttes, et üliprofessionaalne. Aga keisrit, kuidas oli kõrvalt vaadata siis? No sa seda nagu lõikamist ja seda ei näinud, aga seda rappimist sa nagu nägid, ma olin seal nagu mingi ristis ja siis minu jaoks oli see nagu selles mõttes, et see nagu päris sünnitus oli nagu ikkagi teistsugusem, et sa nägid last kohe ja see oli nagu teistsugune kogemus, aga see oli nagu, et ma olin nagu operatsioonil sinuga. Mis seda nagu päriselt oligi. Sind pärast taheti ju hooldajaga segamini ka või aega. Seda küll. Et see mõttes mulle nagu see, mul ei tekitanud mingit erilisi nagu emotsioone, et mul nagu äge oli vaadata, kuidas nad tegutsevad seal, et see, mis mulle meelde tuli, oli, et kui äge oleks töötada nagu meeskonnas, kes peavad koostööd tegema ja selle koostöö tulemusena nagu sünnib siis mingi asi, et kui nad oma operatsiooni asja tegid seal, siis ikkagi see kõik teadsid, mida teha vaja on ja nagu siuke kellavärk, et sisse harjutavad asjad, seda oli nagu äge vaadata. Seal oli räigelt arste. Et see või mingeid inimesi. Protseduurika ja harjutamine ja trenn, mida nad teinud on ikka äge. Ja kuidas nad kõike seal, et õed teevad oma rolli, abistajad teevad oma rolli, kirurg teeb oma asju, võetakse üle, öeldakse üksteisele aitäh, kes läheb nüüd tegema teist asja, et kirurgi kasutatakse hästi nagu otstarbekalt, et nende aeg on nagu piiratud on ju, nende kogemus on suur, lai, et siis nagu süsteem on ehitatud ümber nagu, et sul on nagu iga teenuse jaoks on eraldi mingisugune inimene, kes on nagu selle ala spetsialist, et siis see tippspetsialist saaks teha seda kõige tähtsamat tööd, on ju, aga ilma selle meeskonnata ta ei saa seda teha. Et see oli nagu hästi äge, et see aeg oli hästi juhitud nagu nendel tippudel, ütleme, ja kokkuvõttes kogu see süsteem nagu ma arvan hästi, mulle hullult meeldib vaadata seda, et seda nagu ei näe nii tihti ja võib-olla seda inimesi ei oska vaadata ka. Ma korra, kui sa rääkisid sellest kirurgist, siis ma ikkagi tahan võtta selle, et vaadata, mis ta päriselt ta nimi oli, kas ma ütlesin õigesti, sest et tema, nagu kui sa räägid tippkirurg on ja sellest, et vaata, et aeg on piiratud, siis tema käis pärast veel ja see emotsionaalne pool, mida ta tegi. Mul oli seal üks kirurg veel, kes minuga rääkis enne seda, kui mul oli oma seda kirurgi, ma nägingi alles too päev, kes mind päriselt nagu vist lõikama hakkab, on ju. See oli oota, ma vaatan kohe. Klaassen on hoopis. Klaassen, ma ei tea, miks mul oli teine nimi üldse meeles. Klaassen ja doktor Klaassen vist oligi, jah. Oota, ma vaatan kohe. Ja see sünnitus oli siis 26. mai. 26.05.26. Mees, me olime nädal aega, olime haiglas. Meil oli 4 päeva vist oli tegelikult. Siia tuli loomaarst, et 4 päeva oli mummas haiglas, siis saime koitse. Ikkagi on Margit Klaassen, jah. Ma ei tea, kas ma hääldan õigesti, aga ta oli lihtsalt nagu emotsionaalse poole pealt ka nii toetav, ta käis pärast mind vaatamas, rääkis muga, küsis mult ülipalju küsimusi, rääkis, et ma võiksin kindlasti raseduskriisi nõustamisse minna ja nii edasi, nii et lõpuks, kui ma teda tänasin, ta veel mingi ennem, täpselt kui me välja tulime, seal käis vaatamas, siis ma hakkasin täiesti nutma ja ütlesin, ma ei saa rohkem rääkida, kõndisin minema nagu sellepärast, et tõesti jättis nagu nii sümpaatse mulje, et kuigi ta on see tipparst, kes tulebki ja täpselt tõmbab kindlad kätte ja teeb, nagu see, mis sa rääkisid, on ju.
siis see järel see, et ta võttis aja ja enne seda võttis aja vastata kõikidele mu küsimustele ja nagu mega professionaalne, lihtsalt nii hea tunne oli, et ma teadsin, nagu kuidagi ta lõi selle kontakti nii hästi, et ma teadsin, et tema lõikab mind. Mulle see protsess ei meeldinud, aga mul oli nagu tema kätes väga-väga kindel tunne. Siis ta ütles mulle ka enne, ma ütles, et ära üldse muretse, usu mind, ma oleme seda väga palju teinud. Et seal on asju, mis võivad valesti minna, aga mul läks kõik üli hästi. Ma kaotasin veel vähem verd ka kui... Nad oskasid, on teinud seda varem, ütleme, et nad oskavad suhelda ja selgitada ja samamoodi need ülejäänud meeskond ka on ju, et kes teevad nii-öelda neid muid protseduure, et need purgid ja piimad ja kõik asjad on õigel ajal õiges kohas ja kõik asjad on ära vahetatud ja kõik on ära koristatud, et kogu see liin, et teile võiks nagu kõvasti plaksutada kellel. Et see on jah epic. Ojastad tänavad igatahes Tartu Kliinikumi. Mitmene korda juba. Aga kuidas mind oli näha seal sellises, mul üks asi oli naljaks, mis mul meeles on see, et mul oli mega uni nagu, ja siis seal öeldi ka, et sa peaksid minuga rääkima, et kuidagi hoidma mind nagu, noh, et see, noh, sellel ajal. Ega ma alguses ei saanud aru, mida ma tegema pean, sest ega keegi öelnud, ja siis ega ma avaatasingi lihtsalt, ma räägin, et said nagu, et sind opereeritakse ja ma olen seal sinu kõrval lihtsalt. Ma ei tea, see tundub nii haige olla seal kõrval, sest mina olin ju rahustita ja kõikide asjadel, vaata, aga nagu... Nojah, ja mis minul seal siis raske on, et ühte inimest lõigatakse laua peal lahti. No jaa, aga see üks inimene on su naine, aga sul ebamugav pole seal kõrval kuidagi nagu... No ma ei tea, see oleks, minu arvates see oleks, kui mul oleks ebamugav seal, siis ma tunnen, et see oleks nagu väga kohatu minust, et mul on seal olukorras midagi üldse raske. Et see olukord ei keerle ümber minu. Ma saan aru, aga ikkagi, kui sa näed, kuidas mind tõmmati seal maju, mingi värisesin seal laua peal ja mingeid asju. Ma tean, et sa üritasid mind üleval hoida, sest sa tulid mingi kogu aeg... See on varest aru, et sellest ülesandest alguses, et ma saan aru, et nagu veidike peab hoidma sind üleval, aga seda ütlesid sina mulle, kes olid ise uimas, aru, mida ma tegema pean. Ja pärast see arst ütles, et tegelikult võib magada, et suva on tegelikult. Ma mäletan, ma hoidsin mingit aega silmi lahti, sellepärast, et ma ei teadnud ju, millal see läbi saab, aga mul oli siuke uni. Üks asi oli veel seal, mis mul praegu meelde tuli. Süda läks räigelt pahaks. Nagu nad selle epiduraali või selle asja ära tegid, siis vererõhk läheb hästi alla. Ja mul oli niimoodi, et ma mõtlesin, et täiesti pekis, see oli nii haige tunne, sest sa ei tunne oma alakeha enam. Sa oled seal mingite asjade nagu peal niimoodi ja sul niimoodi iiveldab, et sa lihtsalt töögid seal ja siis nad andsid mulle selle, siis ma sain kohe mingid uued rohud peale, et see oli üks, ma arvan, see oli üks kõige ebamugavamaid tundeid seal. See abitu tunne ja sul on nii halb olla ja siis sul ongi tunne, et nüüd sa oksendad seal täis ennast, aga sul peaks kohe hakkama mingi operatsioon ja sa ei saa aru nagu, mis toimub nagu, sest sul on nii halb olla. Mis mul nüüd tuli on see, et kui istud seal selle kardina taga nagu ja kuulad lihtsalt, mida nad räägivad omavahel, siis sul alati on nagu see, et okei, kas kõik on hästi, kas kõik on halvasti, kas kõik on hästi. Seda mina üldse ei pannud tähele. Nojah, sest et sa olid koomas nii. Et nagu minul on see, et kas see hetk, kui meiega hakkab valesti minema näiteks või et nagu kuidas nad omavahel suhtlevad ja mida nad nagu teevad. Aga on sul midagi meeles ka, mida nad ütlesid? Ei no ma ei tea, anna käärid ja paneme siit ja hoia seda ja tõmba sest ära, ei, kõik on hea, kõik on hästi ja siin on, tõmbasin, no mis on, tegid tööd nagu. Issand, kui õige. Lõikan ja kirjeldavad vist, mida nad teevad nagu, et selline protseduuri, et nad räägivad kogu aeg, mida nad nagu teevad justkui, mulle tundub. Et see vist on see loogika ja siis annad juhiseid ja eks nad siis hakkavad rappima ja kõike muud tegema. See arst ütleski seal, kui ma kasutasin sõna rappimist, vaata, siis ma ütlesin, mina arvasin, et see on siuke nagu mingi, no vaikselt lõikad, siis ta ütles, et tead, meil on endal ka higimull otsa ees, kui me selle lapse lõpuks seal kätte saame, et ta ütles, et sa pead seda välja tõmbama kuidagi või kuidagi ta kirjeldas seda ja see oli, üks koht oli täiega haige, oli see, et ma ei tea, kas sa mäletad, aga kuna ta ütlesid, et nüüd sul võib ebamugav olla, et me hakkame su emakat tagasi sisse lükkama, siis mul oli mingi what? Ja siis tuli välja, et mina ei teadnud seda, et keisri ajal võetakse emakas välja. Mul oli mingi, okei, sest nad surusid kuidagi mulle mingi kõhu peale või tegid mingit asja, siis mul oli mingi... See ongi nagu nii haige, et sul on nagu lihtsalt nagu juhtmed, tõstame selle korraks siit, et nagu see nagu vaata, sul on nagu siin laua peal on praegu arvuti, et tõstame selle siit ära niimoodi, et see juhe jääks seina sisse. Ja siis pärast tõstame tagasi laua peale.
et sul tõsteti lihtsalt seest, võeti välja praegu sul see seal all on lihtsalt pilt, et sul see juhe jääb seina, aga sul tõstetakse mingi organ välja kõhust korraks. ma nägin ja see kõik toimus minuga, et see oli nagu tegelikult väga sürr, see oli väga sürr, see hetk, ma mäletan nüüd, mul ei ole kõik enam niimoodi meeles, oli see, kui ta ütles, et mu emaks on väljas või midagi, et nüüd on või et võib ebamugav olla, siis mul oli mingi okei, sa jätsid mul noa siia kõrvale või? Et kui okei. Aga jah, et aga huvitavam on olnud, see oli nagu see osa, aga palju kodusoleku aeg on ka põnev olnud. No kordades keerulisem ikkagi, kui seal mida, ma ei pea üldse midagi tegema peaaegu, on ju. Eriti kui me räägime operatsioonist. Ja üldse haiglas mulle meeldib, sest et mulle lihtsalt meeldib rutiin, midagi teha ei ole. 3 tundi ja arstid on seal ja midagi valesti teha ei saa ja kogu aeg teed uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti. Ja saad rahus söömas käia niimoodi, et keegi vaatab su last kogu aeg. Et sa saad nagu uuesti teha seda sama liigutust ja saad iga korraga järjest paremaks. Ja sul on nagu mentorid kõrval, kes ütlevad, et niimoodi on halb, tee niimoodi. Okei, väga hea. Ja siis iga korraga arened. Mida ma nagu mõtlen ise nagu on see, et võib-olla ma liiga palju ise nagu tegin. Et oleks mind laskma sul varem juba nagu midagi teha. Aga kokkuvõttes see ei ole kuidagi moodi nagu probleemik kujunenud üldse välja. Ma ei tunne seda, sest et mul oli ju füüsiliselt, ma ei saanud, mul oli ebamugav püstiga seista pikalt ja sellepärast sa tegidki. Sest ma ei kartnud enam, vaata etiga oli see, et ma nagu pelgasin, sest et seal oligi lihtsalt see, et ma pidingi taastuma, et võimalikult normaalne, vaata ma ütlesin ka, et ma tulen koju ja siin on iti ka veel, et ma pean nagu võimalikult palju puhkama lihtsalt ja olema nagu nii, nagu nad ütlesid. Et see oligi, vaata, kui see mingi poes käimine, kui me alla läksime, et esimene kord, kui me sinna kliinikumi apteek läksime, siis see oli mulle nagu mingi maratoni jooksmine, et ma pidin ikka seal tükk aega istuma, et räigelt valus oli. Et selles mõttes ma arvan, et ma poleks tahtnud rohkem teha. Ma tegin nii palju, kui ma suutsin nagu nii seal. Ja ma just mõtlenegi nagu lapse kuidagi hooldamist või lapsega mingit tegemist, et aga ma nagu see oli mul nagu uitmõte, millega ma isegi mingi hetk ma mõtlesin niimoodi, aga tegelikult ma ei ole nõus sellega, et see mõttes, et kõik oli kõige. Et oli õiges koguses nagu. Ma arvan, et kui sa oleks öelnud, et kuule nagu selliselt, et nüüd sa võiksid ise teha, siis ma arvan, et see oleks olnud pigem mulle nagu ebamugav, sest et ma keskendusingi rohkem imetamisele. Mida ma just mõtlesin tegelikult on see, et vaata ma imetamise ajal võib-olla liiga palju kuulasin. Et võib-olla kõige parem strateegia on see, et mees nagu imetamise osa juures üldse ei peagi olema nagu abis, et miks ma seda arvan, on see, et võib-olla kui mina nagu näen ja aitan, on ju, siis ma suudan nagu ma ei tea, minu juuresolekul või minu käe all või minu abiga sa saad. Aga võib-olla palju parem on see, kui nagu sul on see arstid seal ja sina saad ise oma nagu toidetud, on ju. Et versus, et mina vaatan ja siis aitan. Et see, et mina vaatan on okei, aga see, et ma ise aitama hakkan, see on võib-olla, et tegelikult peaks aitama see prof. Mitte, et mina, et see, ma arvan, et see on see, mida ma teistmoodi teeks. Et aga see on ka ainukene nagu asi, kus ma seda mõtlesin, et seal võib olla see, et ma aitan ja siis lõpuks tekib frustratsioon seal kuidagi moodi läbi selle. Sest tekkiski minust kodus tekkis mingi hetk, et ma ütlesin, ma tahan ise. Et ma ütlesin, see tuligi, vaata, ma läksin teise tuppa ära, ütlesin, et kuule, mul tuleb üksi paremini välja, kui see, et sa aitad, sest et sa nagu tegid selle järgi, mis nemad, aga ma üritasingi leida mingit oma viisi, kuidas mul nagu mugav on, sest sa ei tunne ju, vaata, kui sa lükkata kõvasti või kuidas nagu ta minu vastas on või neid asju. Nagu lasta seda teemat, et ma laseksin ainult sul põhjada üksida selle teemaga. Et taastuksin nagu eemale sellest konkreetsest protseduurist. Ja siis see ülejäänud siin kodus, mis on olnud. Jaa, kuidas sa seda kirjeldaksid siis, mis siin kodus toimunud on? Mis see on siis, mingi 20 päeva või? See on 5 päeva pärast on 6 aega täis. Ma arvan, et suures pildis meil on väga hästi läinud nagu. Et kui ma mul on nagu, ma saangi võrrelda lihtsalt 2 kogemust ka, vaata, et ega me siis on nagu meelest läinud, aga seal selle magamatusega tekkis nagu väga palju ju asju ja ega ma poole aasta pealt läksingi sinna psühhiaatri juurde lõpuks, on ju.
et praegu mulle tundub, et me oleme selle 20 päevaga juba natukene nagu paremas kohas, kui me olime too hetk mingi poole aastaga. Ja stressi on vähem kõvasti kindlasti, sest et mul ei ole enam nagu mingit, ma olen lasknud asju minna rohkem, kui itiga oli alguses. Aga noh, mis seal salata, ikka see väsimus ja magamatus ja 2 väikest last mõjub paarisuhtele huvitavalt. Et üks õhtu, see kõige hullem õhtu, mis mul olnud on nüüd, siis vaata, ma ütlesin ka, et ma mõtlesin, et persse, miks ma üldse abielus olema, nagu ma olin nii vihane lihtsalt, hommikul ma enam ei mäletanud täpselt neid detaile, miks ma nagu seda mõtlesin, ma ei mäleta päriselt seda. Mis päev see oli? See oli too hetk, vaata, kui ma vist õhtul andsin sulle lapse ja ütlesin, et mine anna talle süüa või midagi, ja siis ma hommikul vaata magasin, see oligi see, kui mul oli hästi halb olla vist. Vist oli see. Aga ma ei mäleta ühesõnaga, see oli üks õhtu oli siuke, kus ma nagu hommikul mõtlesin, et et ma täpselt nagu nüanssi ei mäletagi, miks ma selle lahutuse peale mõtlesin. Aga ma olin lihtsalt nii vihane, sest ma olin nii magamata ja kõik asjad tulid nagu üles, et täpselt oligi siuke tunne, nagu kõik oleks valesti. Aga hommikul said aru, et tegelikult ei olnud. Ja keeruline on ma arvan, et keeruline on olla siin kodus 4 seina vahel, minul ja sinul ka. Selles mõttes, et kuna mul need imetamised on nii kaootilised, siis eile me käisime esimest korda väljas pikemalt. Ja see oli äge, sest et me veel hakkasime tagasi kõndima, siis pidime uuesti minema nagu. Aga parem on, kui ma arvasin ikkagi. Ma olin nagu veel hullemaks valmistunud või nagu hullemaks. Ja keeruline on ikka. Selles mõttes, et see kommunikatsiooni osa ja see on vahepeal keeruline, et sinul on nagu oma tunded, oma mingid ärevused, oma mingid mõtted, oma asjad. Minul on oma pool, mina tahan, et sa mind toetad, sa tahad, et ma sind toetan või mõistad nagu. Ja siis see, et ega me ju ennem me leppisime mingid asju kokku ja rääkisime, aga me ei olnud selles olukorras kunagi olnud, ehk siis me suht mingi õunte pealt ennustasime, kuidas asjad lähevad. Ja et Soome ei kolinud ära. Ja sinna pidime sügisest minema, selles mõttes õnneks. Aga ma selles osas, ma saan aru 2 asjast. Ma saan aru, miks inimesed ütlevad, et väga sageli minnakse lahku, siis kui on väiksed lapsed nagu järjest või on väiksed lapsed. Ja ma saan aru, miks öeldakse seda, et oota ennem 2 aastat vähemalt, kui sa lahku lähed, et las see asi vaibub ja siis tee otsuseid. Et ma saan nendest 2 asjast aru selle kaose keskel. Ma saan aru nendest tunnetest, mis võivad kuhjuda ja see magamatus ja kõik see, sest ega see ei lõppe ju praegu nagu nii pea on ju. Ja siis see, kuidas sa kaaslase patta selle kõik paned ja kuidas teine inimene sind ülinärve ajab on ju ja kõik asjad. Ja samas mul see kogemus, et see hommikul on ju, et tegelikult kui sa saad magada ja kui see stabiliseerub või mingid asjad, siis see nagu, ma saan nendest 2 asjast aru. Ma saan aru, miks seda sammu tehakse selle pealt ja ma saan aru, miks öeldakse, et ära tee seda selle pealt nagu. Fakt ongi see, et sa oled lihtsalt emotsiooni pealt otsustad sellisel juhul. Ja pluss need kõik hormoonid ja asjad ka, et need ju, ma ei tea, pool aastat taastuvad naisel pärast. Et see ka, see rollercoaster sinna juurde. Aga ma olen väga uhke meie laste üle, et nagu Saara on ka mega abi, lihtsalt poleks kunagi arvanud. Ja Iti on ka tegelikult väga-väga tubli olnud, et selles mõttes, et äge on. Ja sinu üle ka, sa oled ikka väga hea isa. Võt. Ja sa oled väga palju mind toetanud ikkagi selle juures, et kõik need öised ärkamised ja
nalja on saanud ja närvi oled ka ajanud sellega, et ma tulen sind kutsuma ja siis ütled, et kohe, ja siis ma pean 3 korda käima. Seal öösel on neid segadust veel, jah. ja. Protseduurika ei ole paika loksunud. No ega mul endalgi ei ole. Ma vahepeal on niimoodi, et võtate sülle ja siis on siuke tunne, et jää nüüd magama tagasi ja siis mõtled, äkki ta tahab süüa hoopis. Aga muidu... No mina ütlen, et... Aga oota, ma tahtsingi küsida, et kuidas sina seda 20 päeva näed? Ma ei tea, ma arvan, et mulle täna esimest korda on mul hea normaalne olla. Ja miks? Sest et ärevust ei ole. Miks ei ole? Ma mõtlesin seda ATH rohtudena. Et mõtlesin, et võtan 18, et vaata, mis siis saab, on ju. Et nagu see, no ilmselt see rong nagu, mina ei tea, mis hetkest mul see ärevus ja tunnel nagu tekib, sest tegelikult mingis mõttes on see, et see ajapikku sa harjud ära kõigega ja siis sa ei saa enam aru, mis ühesõnaga selle ärevuse tundega või mis iganes nagu see tunne mul nagu tavaliselt olla saab, on ju, et sellega on võimalik väga kiiresti ära harjuda niimoodi, et sa ei saa aru, et sul on see. Või sa ei saa aru, kui palju see sind mõjutab, on ju. Et, ja mis on huvitav on see, et ma ei mäleta meie eelmist seda algust eriti, nagu üldse, nagu eelmist raseduse teemat. Nagu selles mõttes ma ei mäleta, mis kodus oli, on ju, ilmselt oli see, et seal oli veel, sul oli veel raskem nagu. Ja siis oli täiesti suva nagu mul endast või milleski. Et siis ei olnud nagu üldse mingit teemat. Et ma ei mäleta eelmisest korrast seda, et mul oleks mingit arvamust või ärevust või midagi üldse olnud. Nagu sellisel kujul. Et ma mäletan, ma performisin nagu paremini. Ja nüüd ma arvan, et ma alahindasin või ülehindasin siis antud hetkel veidikene seda, et mis tuleb ja kui hästi mina hakkama saan nagu. Ja selles mõttes, et hetkel nagu on ka läinud nagu lihtsamalt jällegi. Ja samas eelmine kord oli lihtsam sellepärast, et oli ainult üks laps. Ja mingis mõttes see puhkamine oli minu vaatest lihtsam. Sest et mina ei pidanud siis sel hetkel, ma oleks saanud nagu puhata, on ju, kui sina magad või mis iganes, aga nüüd seda nagu ei ole. Et nüüd on nagu see osa ka, ehk siis selline minu jaoks ja täna selle peale selle tableti võtmist ja üldse eilne vestlus veel lisaks sellele kõigile, et eilne vestlus ja tänane vestlus ja siis see vahe on nagu lihtsalt nii suur ja sellepärast ma saangi öelda, et ma praegu nagu saan aru, et okei, et mul tegelikult oli see ilmselt see kerind juba ammu nagu tükk aega ärevus just enda sees, mida ma eirasin või ei pannud jälle tähele nagu või ja siis seda ongi lihtsam ilmselt. Sest et vaata, sa mingil hetkel juba hakkasid ütlema mulle, et ma võiksin minna teraapiasse, on ju. Või nagu ma võiksin psühholoogi juures käia. Ja ma ei tea, kuna see oli. See oli natukene, see oli siis, kui see oli natuke enne keisrit. See oligi äkki mingi aeg, sest et ma nägin juba siis, et vaata sa... Kas see oli see, et kui ma lõpetasin oma hommikused ära juba või? Ja see oligi see, et vaata ma ütlesin, et ma näen, et sa hakkad aina nagu, sul hakkab see aeg lähemale tulema, ma nägin, et su ärevus kasvab ja ma ütlesin, et äkki oleks nagu hea käia ennast toetamas seal nagu, et rääkida, sellepärast, et ta vaata ütles ka mingi aeg, et saab selle ärevusega tööd teha nagu, sest ma nägin jah, et hakkas nagu tõusma see ehk siis nagu minu vaatest, ega see oligi nagu see mõttes, et mulle nagu nii, ma leidsin nagu nii hea süsteemi enda jaoks justkui, mis justkui toetas mind nii teiega, see hommikuid tärkamine ja kogu see süsteem on ju. Ja nüüd siis see süsteem nagu kadus ära. Ja see tekitaski selle olukorra, et nüüd on see, kõik on kaos, mitte miski ei ole nagu minu kontrolli all või. Et ma ei saa nagu eriti midagi teha. Ja ma arvan, et sellest hetkest hakkaski mul tegelikult raske. Ja ma väga ei ole seda välja endale öelnud või lubanud seda endale välja öelda, et mul ka raske on olnud alates siis eilsest või kus iganes ma seda ütlesin on ja täna nüüd, kui ma selle rohtu proovisin, siis ma saan aru, et mis ärevus või mis mul nagu toimus ja see on ja järelikult, mis on nagu hea sellest teada on et see rutiini teema nagu see tulevikus, kuna iganes seda saab teha mis iganes hetkel, mis iganes kujul,
siis ilmselt on see nagu ikkagi üks võtmetest minu puhul, mida ma pean kuidagi enda hoidmiseks tegema ja samal ajal tuleb nagu alati meeles pidada, et kui naine hakkab ütlema, et mis ma eile mõtlesin, et kui naine ütleb, et ma peaks teraapiasse minema või kui naine ütleb, et et sa võiksid magada rohkem või mis puhata. iganes jah, et kui sa, et sa võiksid, et siis ma peaksin nagu korraks tšekkima, et äkki seda ongi vaja teha. Aga ma saan aru, kui keeruline on mul seda teha, kui ma näiteks ei saa, kui ma ei ole oma rutiinis või kui ma ei ole, ühesõnaga, kui ma olen selle ärevuse keskel. Aga tead, mis on kõige parem, mulle praegu lihtsalt selle peale tuli see, et üks kõige olulisem asi laste jaoks on rutiin. Tegelikult. Et ma arvan, et me hetkel ei ole leidnud seda, aga tegelikult me peame üsna pea välja mõtlema mingi sellise, mis see on nagu paindlik, vaata kõik asju võib ette tulla, aga tegelikult nemad vajavad kõige rohkem struktuuri, samamoodi. Muidugi, nemad samamoodi ja mina ka. Ja mina ka, selles mõttes, et kui lihtsam on nii. Ja no see ongi see, et see rutiin annabki kas siis minu ajule või ta võtab selle ärevuse ära, et ma just nagu justkui tean, mis tuleb või ma ei tea, mis iganes ta seal teeb, ega mina ei aru sellest ajust. Aga lihtsalt ma arvan, et see lihtsalt see mõju ümber minu on see, et kui mul seda rutiini ei ole või kui mul ei ole, siis ma ei tea, võib-olla ei tarbi ravimit või mis iganes on ja. Et siis ma võimendangi lihtsalt kogu seda kõik üritust lihtsalt, et minu enda ärevus ja seisund ja süütenöör ja ikka seda on nagu palju kehvemad, lühemad ja see annabki selle asemel, et sind nagu toetada, kui sul raske on, siis see hoopis väljendub vastupidises, et see tegelikult ei aita sind, vaid see võimendab sind mingites konkreetsetes olukordades. Ja see on nagu see on nagu mingis mõttes paratamatu ka, sest et nagu ega siin magamatus ja kõik see muu asi ongi see ja lihtsalt ma ei ole tükk aega ju saanud seda rahu. Mitte rahu, aga et ma ei ole saanud justkui neid ravimeid, mida ma justkui ise arvan, et ma vajan kas või isegi. Et nagu ma ei ole saanud seda, ma ei tea, trenniravimit on ju. Tegelikult ma ei saa öelda, et mul ei oleks aega seda teha. Ma tiiti teeb kogu aeg kükke seal teisest taas. Jaa, aga vaata, see on see jooksmine on ju. Yeah. Et see jooksmine on mingil määral teraapiline nagu jooksmine üldse. Aga see on positiivne üks asi, et nüüd meil käis eile lapsehoidja. Meil tuleb lapsehoidja, et siis tegelikult sealt sa saad ju esimese, ma ei tea, 15-20 minutit võtta ja selle aja. Ei, selle kõige juures ma olen nagu üldse nagu mõelnud. Teine asi, mis ma nagu tean, et nagu alati minu kuradi suur viga on see, et ma lihtsalt luban ette tulevikku, mida ma ei saa tegelikult lubada. Et alles stiilis ütlen sulle mingi, et sest mul on mingi idee mingis hetkes mul on idee, mingi nägemus, mismoodi see suvi võiks veel näha, siis ma ütlen sulle lamp, et ma ei tea, tõenäoliselt ma terve suve nagu olen niisama. Ja siis sina kuuledki, et okei, Remo on nüüd terve suve niisama. Ja siis me ütleme sinna juurde veel, et okei, teeme seda paindlikult. Ja siis me hägustame neid piire nii hullult, et mina ei saa aru ja see tekitab mulle rämeda ärevust, sest et ma tean, et tegelikult ma ju lubasin. Samal ajal ma ei saa justkui nagu midagi teha ja see kõik on minu peas tegelikult. Et nagu see mäng, minu ettevõtte ja minu inimeste ettevõttes, kõik saavad hakkama nagu lebalt lihtsalt. Kõik asjad toimivad, kõik asjad toimiksid. Finantsilist mingit muret nagu tegelikult ei ole, on ju. Aga minu aju suudab genereerida selle kõik endiselt ikkagi mingisuguseks, ma ei tea milleks. Aga üks asi selle juures oli ka äge, oli see, et millest sa alustasid, oli, et vaata sa praegu ütlesid, et sul on vaja struktuuri ja nii edasi, ja siis me täna rääkisime ka, et tegelikult sa ütlesid, et sa tahaksid ka teraapiasse minna. Ja see oli see, et sa ütlesid seda ise, vaata eelmine kord ütlesin mina, siis sa ütlesid, et sul pole seda vaja nagu. ja selle... Siin on mingi pattern siin sees, jah. Ja selle sinu ärevusega nägin, vaata, see üks koht lihtsalt ma toon, nagu see on nii äge näha seda, see, et kõik need asjad, mis sa ütlesid, kehtivad minu puhul täpselt samamoodi. Et tegelikult, kui sina ütled mulle, et ma peaksin puhkama, siis ma hakkasingi rohkem magama, sest ma sain aru, et järelikult nagu see ei toimi vaata niimoodi. Et, ja ma nägin seda ülihästi sinu pealt
ja täna mängis see veel eriti hästi välja, oli see, et kui üks partneritest on ärev, siis tegelikult kui retsilt see mõjutab teist. Ja sa ei saa sellest ise aru, kui sa ise oled see. Ja siis ma sain aru, et ma mõtlen kas või itiga, on ju, need kõik korrad, kui on olnud, et kus sa nagu keed üle ja ütled, et rahune maha, vaata kõigepealt, on ju, siis ma nüüd nagu, sul ei olnud sellist ärevust, aga vaata samamoodi, et see on mulle tundnud ka negatiivsusena või siuke pahurus või tige oled või midagi siukest. Siis ma saan aru, kui räigelt see mind on mõjutanud, et sind mõjutab see siis ju samamoodi, kui mina olen ärev. Ja täna, kui sa seda rohtu võtsid, siis kodus on palju parem olla. See on nagu, et mina võtsin rohtu, aga kõik said tunda. Jaa, see ongi nagu selle asja, vaata, huvitav efekt ongi see, et kui aga ma ei taha, et see kõlaks niimoodi, et nüüd asi on sinus, et kui sina võtsid rohtu, siis meil on kodus ei, nagu chill olla. Ma arvan, et see lihtsalt efekt nagu üleüldises mõttes on see, et kui üks, nagu ma ei tea, sul on nagu 4 faktorit ja üks faktor ilmselgelt endast kuidagi läheb paremaks, siis seda on näha ja tunda lihtsalt kõikides teistes sektorites ka nii-öelda. Ja mis see minu puhul ongi lihtsalt see, et mina nagu seekord, sul oli mulle mingi etteheide ka vaata, et mul on tass nagu pidevalt pool tühi ja ma ei tundnud seda selliselt. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, et aga ma ju ütlen sulle sageli mingit taolisi asju, mingite teiste asjade kohta, mida sina ei tunne, aga mina tajun seda sellisena. Ja siis ma mõtlesin, et okei, nagu väga huvitav on ju, et miks sa mind nagu nii läbi negatiivse spektri nüüd näed. Et mina ei tunne seda, et ma tean, et on mingid hetked, kus ma olen väsinud ja nii edasi ja nii äge on praegu kõik, mida sa räägid, on põrgatada selles mõttes ka, et ma näen seda kõik asju, kuidas sina mulle räägid neid asju ja kuidas nagu, või kuidas me üksteise nagu ühesõnaga, kuidas see, kui sina jagad enda poolt neid kohti, siis ma näen täpselt, kuidas see tegelikult mõjutab mind ja kuidas minu käitumine mõjutab sind, et need asjad kuidagi hästi mängivad nagu. Ja ma arvan, et see sama jällegi see, mis nagu aitabki endiselt siin olukorras, ongi see, et nagu ma vaatangi ja näengi või nägingi neid negatiivseid külge justkui või nagu negatiivseid nurga alt seda justkui klaas on poolt tühi, on ju, et nagu iga asi on nagu mingisuguse reaktsiooniga, mis on nagu negatiivne ja nagu tegelikult mis siis nagu muutus, me just tegelikult nagu rääkisime 2 korda, eile rääkisime, täna rääkisime. Vahepeal oleme ka rääkinud. Ei no jah, mina ütles, need 2 korda olid nagu eile oli nagu väga intensiivne ja konkreetne nagu vajalik, justkui seda näha juba miljoni meili kauguselt, on ju. Ja siis täna nagu ka, et nagu nende 2 asja, et see, kui mina nagu mitte miski muu ei ole minu vaatest nagu ju muutunud, ainult see minu perspektiiv olukorrale. Nagu reaalsuses, kui ma vaatan, et ma võtsin selle rohu, eile rääkisime, lihtsalt jagasime, eilne vestlus nagu ei viinud mingi lahendusteni mitte kuhugi, lihtsalt me rääkisime ära lihtsalt nagu üksteisele, mis teema oli, mis meid häirib või mis ei häiri, on ju. Ja siis nüüd täna see võttes lihtsalt hommiku selle rohu ka veel, siis ainuke nagu üks asi, mis kõige suuremini muutus nagu minu sees, oli see, et minu ärevus minu sees kadus ära, on ju. Ja see, kui palju mõjutab see lihtsalt kõike ja minu maailmavaadet või maailmapilti selles hetkes mingisugune sisemine värin või whatever asi see on, see ärevus üleüldises mõttes, et kuidas iganes ta minu sees väljendub kehaliselt ja ajule ja jätpidi. Et kui jõkralt see mõjutab lihtsalt kõike ja samal ajal tegelikult maailm on täpselt samasugune. Mitte midagi ei ole muutunud. Kõik on täpselt samasugune. See on täpselt nagu see, et vaata, kui sa näed, oled magamata ja siis magad ära ja siis vaatad, et tegelikult see olukord on täpselt samasugune, aga sa näed seda täiesti erinevalt. Just, et see on nagu see perspektiivi vahe. Ja kuna see perspektiivi vahe nagu nii aeglaselt tekib, see on nagu nii, et sa ei saa aru, saad aru, et laps on kasvanud, et Saara on kasvanud siis, kui ta on 2 nädalat ära. Tuleb tagasi, saad suuremaks kasvanud. Või nädal aega kodust ära ja siis vaata, Iti on suuremaks kasvanud, on ju. Aga siis, kui ise oled siin, siis sa ei näe seda. Siis ta laps siis on nüüd suur juba. Sa ei saanudki aru, et ta vahepeal kasvas nagu. Et see sama vahe lihtsalt sellest perspektiivi vahe on nii nagu jõhkralt suur ja see hetkel
ma loodan, et see ongi nagu siis üks lahendusi jälle ja teine asi jällegi, mis selle juures on äge, on see, et seesama nagu nagu mulle öeldi kunagi, ma ei tea, Martin ja ma ei tea, kes iganes järjest ütlesid mulle, et Remas on alkoholiga probleeme nagu. Et sa pead midagi tegema sellega. Ja siis ma olin nagu, ei, see oli kombatriidi ajal. Mingi esimene või teine aasta või ma ei tea, kuna iganes see oli. Ja siis ütles mul mingi 4 või 5 inimest ütles mulle seda. Järjest. Et sul on alkoholiga probleeme. Mina ütlesin sulle ka päris palju. Võib-olla ütlesid sina ka, aga ma ei mäleta nagu, mis see hetk nagu oli täpselt, on ju. Aga igal juhul, mis on see nagu see muster, mida ma näen, on see, et tegelikult inimesed ütlevad mulle ja see annab tagasidet ja see tihtipeale nagu on tõsi. Et nagu mine teraapiasse. Okei, tegelikult hea mõte, ma lähen käin siis. Nagu miks mitte minna. Aga see seisund või see ärevus, kus ma nagu olen, oli see, et ei, ma tean paremini, mida mul vaja on. Kas sa mäletad, et mul tuli praegu meelde sellega seda sõnumit, mis ma sulle saatsin. Ja see on lihtsalt huvitav on see, et vaata, kuidas ma ütlesin, et olid need olukorrad olid eskaleerunud kuidagi ja siis ma saatsin sulle sõnumi, mis algas sellega, et mul oli eile ainult üks küsimus peas vist, et kas sa arvad, et sa oled parem? Ja see ongi täpselt see, et kas sa arvad, et sina nagu saad kõigega hakkama ja sinul nagu kõik asjad nagu õnnestuvad, kas sa ei pea magama, sa ei pea sööma midagi ja siis, kui ma ütlen sulle, et äkki sa nagu otsid abi või midagi, siis sa ei ole nõus, aga kui minul on need probleemid, siis sa ütled, et võta ühendus sellega või sellega, tee endaga midagi nagu. Aga tegelikult sa ise ei ole nõus seda vastu võtma. No minu arvates ongi see, et see endal nagu näha on ülikeeruline nagu näha, mis on minul ja kõrvaltvaataja silmad on kõrvaltvaataja silmad alati. Et ennast on nagu võimatu näha lihtsalt ju. Et ongi see tunnelid ei hüüa tulles, et nad nii vaikselt tekivad ja nii vaikselt nagu liiguvad sinna, et kui sul nagu järjepidevalt ei ole mingisuguseid väliseid hindajaid, kes oskaksid sulle väljaspoolt öelda, et kuule, kõik on okei või hästi või halvasti, ma ei tea, alguses siis terapeut või aga see on üliveider, et nii raske on tegelikult oma inimeselt seda niimoodi vastu võtta, sest ega minul on ka sinult olnud, kui sa ütled mulle neid asju, siis mul on esimene see, et nagu okei, mine ise nagu. No reaalsus ongi see, et ma ei võtnudki seda vastu. Ma lõpuks tulin selle ise peale ja nüüd tagantjärele on see, et sa ütlesid ja nägid seda juba ammu. Aga et nagu ma ei võtnudki seda vastu. Kuigi see samamoodi, aga see alkoholiga oli sama. Ega ma siis ka ei võtnud seda vastu. Öeldi mulle, et sul on alkoholiga probleem ei ole. Nagu, et nagu see esiteks see, kes sulle ütleb, kuidas ta seda ütleb, millisel hetkel ta ütleb, et see nagu mõjub ja nagu näha siis mulle nagu öeldakse õigeid asju, aga ma ei kuula seda lihtsalt. Et see on nagu see õppetund on selles mõttes see, et peab, et kui sa saad nagu siukest tagasisidet, mis sul nagu ei lähe kokku nagu sellega, mis sa arvad, et on õige, siis tegelikult ta peaks kuulama. Ma olen üleni jälle läbi higistanud ennast ja tema samamoodi ilmselt siin. Et selles mõttes, et ei saaks öelda, et on kuidagi olnud kerge, aga seda ma alles avastasin praegu, et tegelikult on olnud keeruline siis. Keerulisem, kui ma ütleme, on olnud keerulisem, kui ma suutsin seda ise tuvastada või hetkes. Et nagu ei saa aru, et kui intensiivne see lahing on olnud. No ärevus ei ole käega katsutav asi, vaata. See ei ole siuke, et nagu sa ütlesid ka, et sa ju ise rääkisidki, et sa nagu kuidagi harjusid sellega ära, et sa olidki nagu selle sees ja see ei ole käega katsutav. Ja samamoodi ongi, et kui sa näed kõrvalt, et mul on raske või mingi blablabla on ju, siis sa võtad seda, et ma nüüd tahan kuidagi sinu peale mingeid asju, ma ei tea, et mine nüüd teraapiasse või et sina pead nagu just kui endaga midagi tegema, on ju. Kuigi minul on ju raske, mina pean käima mööda arste ja mina pean tegema, et sul üliraske on näha, sest et sina ju kogu aeg tegutsesid, sa kogu aeg tegid, sa kogu aeg toetasid mind ja sa ei saanud üldse, sul nagu ei olnud seda kohta mitte, ma räägingi, et see ja üks asi selle juures ikkagi on hea õppetund ka, et endale, et ma ei tea veel täpselt, kuidas siuksed asju siis peab tegema, aga et oma kaaslasele ka peab mõtlema, mis olukorras, kuidas neid asju öelda, sest et nagu näha, siis inimene peab ise sinna jõudma kuidagi. Ei sinna peabki ise jõudma.
lihtsalt, et küsimus ongi, et kui palju nagu seda damage'it võid teha, et kui meil sellised kogemused tekivad, siis meil on võimalik võib-olla vihjata, et vaata, et mulle tundub, et me oleme praegu nagu selles samasuguses olukorras, nagu me olime tol hetkel. Et ma näen praegu päriselt ka, et sul on see, aga see ongi see, et see eeldab seda, et see, kes seda ütleb seda ise rahulikult, vaata. Ja kui mina olen ärevuse hunnik ja ütlen sulle seda ärevusega või ärevusest tulenevalt, siis sa tunned seda, et ta tuleb sealt kohast. No see on seesama, vaata jah, et ma saan aru küll, Ja eks siis sa oled ei mulle ka saagi. siin asju öelnud vihaga nagu mingi, mine magama siis ja mingid siuksed asju, et Just. see ei toeta nagu versus see, et sa tuled, ütled, et kuule, äkki sa läheks magaks natukene. Ta Aga vist tahab mulle süüa. tundub, et Ta tahab süüa. ema rääkis ära siit ise. Palun. Vaata. Emme juurde. Et selles mõttes jah, et see elu on seiklus ja mulle hullult meeldib. Lapsed on tõesti ägedad ja tegelikult nagu ma ükskord juba seal selle pisarat silma tõin, siis et ma endiselt arvan seda sama, et sa oled üliäge. Ja tegelikult nii ongi. Et me oleme, ma ütleksin niimoodi, et mina tunnen, et ma olen väga õiges kohas, kus ma lahendan nagu väga, vaata kui öeldakse seda, et ettevõtlus on see, et kui sul on hästi palju kliente, et siis see on nagu hea probleem, mida omada või. Et nagu, et meil ei ole seda probleemi, et meil ei ole et nagu, meil on liiga palju kliente nagu, et sa ei jõua ära teenindada neid. Et siis on nagu okei, see on päris hea probleem, mida omada on ju, versus, et ma ei tea, meil pole ühte klienti ja see on nagu see probleem. Et ma ütleks, et ma olen selles olukorras, kus ma saaksin öelda, et need, ma ei tea, väljakutsed või probleemid, mis meil on, et need on kõik väga head probleemid, mida omada, et mulle väga meeldib. Ja rong liigub ja õiges suunas. Ja vähemalt me jõuame nende asjadeni suht kiiresti praegu juba täna versus, et ikkagi emotsioonikontroll meil mõlemal on suhteliselt hästi juba välja kujunenud või üksteise lugemine ka. Et mina tunnen, et mina oskan ka palju paremini tõmmata pidurit mingite asjade koha pealt ja ei, absoluutselt, et me tegelikult suudame toimida. Ja siis ka see, et kui sa saad aru, et kui juba on juba selle koha peal, et nagu ma ei tea, kas ma eile või millalgi ütlesin ka, et ma tahaks rääkida enne, kui me jõuame sinna kohta, et ma ei taha enam rääkida. Nagu ma ei mäleta, kuidas ma seda sõnastasin, aga see koht, et ma tunnen, et nagu, et seda kuhjub juba liiga palju, vaata. Et õnneks meil on säilinud see, et me ikkagi räägime isegi, kui me oleme vihased üksteise peale või nagu pettunud või solvunud või meile ei meeldi mingid asjad. Et see on positiivne. Ja üks asi veel, mis on seotud selle kõigega, on see, et peredünaamika on ka kuidagi palju meeldivam, kui oli too hetk nagu selle kõikide asjadega, just laste koha pealt on kuidagi nagu palju ägedam. Ja aitäh kõikidele toetajatele, emadele ja isadele. Ja vendadele ja õdedele. Ja, et meil on tõesti väga äge, et meil on nüüd, me kasutasime järgmist varianti, meil on nüüd kokk, kes käib meile süüa tegemas. Et see on mega toetav. Ja aga ma arvan, et lõpetame ära praegu selle. Ja, aga ühesõnaga armastan sind, kallis. Väga äge. On sinuga seda kõike jagada. Sinuga ka. Nii et jätkame jälle. Nii et palju õnne, ema. Siuksesse perekonda oled sündinud. Ja palju õnne teistele ka. Davai, tšau. Tšau.